Kõigepealt tänud Äripäevale kutse eest. Teiselt poolt ma praegu jõudsin järeldusele või viimase esineja kuulamisel järeldusele, et programm on ehitatud ka üles väga hästi. Iseloomustab ka meie senist tööd, vähemalt ühte osa sellest, et meil on saun, meil on õlu ja siis on meil mõtted, mida me sooviksime siis homme hakata või järgmisel päeval hakata realiseerima. Aga minu ettekande sisu on anda väikest ülevaadet, kuidas kerkib üks juhtiv rohetehnoloogia kompetentsikeskus. Etteruttavalt ütlen, et olen pigem vältinud sellist väga detailidesse või tehnilisse sisusse minemist tingitud sellest, et meil on aeg on limiteeritud, aga kindlasti, kui teil tekib küsimust, siis küsige julgelt. Olen pargi üks ideede autoritest, täna üks osanikest ja igapäevaselt siis tüürin seda laeva. Kõigepealt võib-olla visioonist. Meie visioon on ühelt poolt lihtne kirjeldada, aga üpriski ambitsioonikas. Me soovime aastaks 2020 kasvada Põhja-Euroopas juhtivaks kompetentsikeskuseks energia- ja keskkonnatehnoloogia valdkonnas. Ja täna näeme 5 erinevat valdkonda, kus meil on võimalus see kompetents haarata. Juhin tähelepanu, kui ma järgmises slaidis räägin sellest, et me tegevusega alustasime aastal 2007, siis tegelikult me deklareerisime seda juba või jõudsime sellele järeldusele juba 2007 aasta. Ehk me julgesime, me tunnetasime, mis hakkab toimuma lähiaastatel või siis lähiaastakümnetel ja sellele sektoril tasuks panustada. Ehk aastal 2007 olime küsimuse ees, mida siis teha või milles oleks piisavalt nõudlust ühe tööstuspargi näol, mis oleksid konkurentsieelised ja siis jõudsime selleni, kus me siis täna oleme ja kuhu me siis täna, mida me siis täna realiseerime. Me räägime laiemast sünergiast, mille üks osa on tark linn. Kasutame sõnaga Smart City, mis on võib-olla tal on rohkem sisu juures kui targal linnal ehk siis eestikeelsel näitel, võib-olla ka selgemini arusaadav. Mastaabist me räägime 60 hektarist, võrdluseks Ülemiste City maa-ala on 36 hektarit, küll ütleme nende hoonemaht on tänu sellele, et nad saavad kõrgusesse minna, on kindlasti suurem kui meil, aga et tunnetaksite seda mahtu, millest me räägime. Oleme täna juba ka 2 esimest hoonekompleksi avanud, millel me rõhku paneme rõhku töökeskkonnale, kirjeldame seda rohelisena. Eesmärk on tegelikult luua töökeskkond, kus töötaja tahaks olla, kus tööstusettevõte näeks, et tema tahaks oma ettevõtte tuua ja kus tema töötajad või sooviksid töötada. Selle taga on lihtne valem. Mida õnnelikum on töötaja, seda produktiivsem ja motiveeritum ta iga päev tööle tulles on. Üks kontseptsiooni osa on see, et me propageerime oma klientide seas energiatõhusaid ja tarku hooneid. Kui me ise kliendi jaoks midagi välja arendame, siis me seda teeme kindlasti ja neid järgime. Me räägime tarkadest energiatõhusatest tööstushoonetest, laboritest, kontoripindadest ja teeninduspindadest. Meie kolmas osa suurem on ka oma energiavõrk. Me suudame koha peal energiat toota seda taastuvatest energiaallikatest. Selle koha peal tootmise üks eesmärk on ka seda koha peal tarbida, ehk siis otse oma kliendile seda pakkuda. Selles koha peatselt lähemalt. Tark energiavõrk omakorda annab väga hea võimaluse meie sihtgrupile oma tehnoloogiaid testida, arendada reaalses keskkonnas. Olgugi, et me oleme erakapitali põhinev ettevõte, esindatud on 3 erinevat generatsiooni, üks pereettevõte, järjekordne pereettevõte, siis tegelikult me
täna saame rääkida public-private partnershipsist ehk meil on väga tihe koostöö Tallinna Teaduspark Tehnopoliga, kes siis annab meile sisu, siis selle igapäevase sisu, pehmed teenused, pehme tugi meie klientide arendamiseks ja meie klientidega töötamiseks. Ehk siis kõik äriteenused, ehk siis kõik alustava ettevõtte tugi, inkubeerimine, eksportimine, äriplaanide, konsultatsioonid, kõik see, mida üks alustav ettevõtte, toimiv ettevõtte, suur ettevõtte võiks vajada. Projekti maht iseenesest sellises mahus on orienteeruvalt 20 aastat, me oleme umbes veerandi peal. Investeeringu maht laias laastus 350 miljonit eurot. See võib kõikuda, sõltuvalt sellest, kui palju me ise hooneid ehitame, kui palju meie kliendid meie käest neid tellivad, kui palju kliendid ise seda rajavad. Eesmärk ei ole näidata, kui hästi meil läheb, kui halvasti, aga eelmine aasta deklareerisime circa 2 miljonist kasumit. See ei ole meie pangakonto peal, vaid tegemist on tegelikult ettevalmistuseks järgmise aasta tarvis. Me võtame järk-järgult seni tehtud tööd bilanssi ülesse ja me teeme ettevalmistusi siis suuremateks ehitustöödeks, suurematest investeeringuteks meie klientidesse endasse. Aga sellest kohe peatselt. Me räägime sünergiast. Kokkuvõtvalt siis eelmise slaidiga natuke pildimaterjali. Me räägime just teadustööstuspargist, mille üks osa on tark linn, mille teine osa on tark võrk, energiavõrk. Mõlemal siis ühel on siis eesmärk rohelist energiat pakkuda teaduspargile, teaduspargi klientidele. Targa linna eesmärk on siis pakkuda seda head keskkonda, kuhu tahetakse tulla ja näeme, et kõige selle sees ka oleks uute tehnoloogiate arendamine, testimine ehk siis tegelikult see, mille järgi me saame oma edu mõõta. Me oleme deklareerinud, et meie edu, me ei hinda oma edu finantstulemuste või müügi peale, vaid me hindame oma edu selle järgi, kui edukad on meie kliendid. Ehk meie kliendid reklaamivad meid. Piltlikult öeldes näide, et kui Tehnopol seni on aidanud kaasa Skype'i kasvamisel tegelikult nullist kuni selleni, kus ta täna on jõudnud, siis läbi selle see näitab ka siis Tehnopoli edukust. See on ka meie eesmärk. Kuidas me oma ambitsioonikat visiooni realiseerime, igapäevaselt realiseerime? Kõigepealt siis läbi nutika keskkonna, ehk siis see on üks konkurentsieelis jälle võib-olla korrates, läbi mille me siis ettevõtteid soovime oma keskkonda meelitada. Me räägime ehitusetapist, mis rajatakse kahes mahus. Puht ka sellepärast, et ka senine 7 aastat on näidanud, et me pidevalt areneme. Meil on väga keeruline täna öelda, mis juhtub 5 aasta pärast konkreetses linnas. Sellepärast me näemegi, et meil on etappideks jagatud, ma ei välista, et seda jagatakse ka mitmeks etapiks. Me räägime oma energiast. Võib-olla peatun siin natuke pikemalt. Siin on üks tuulik. See on üks peamine põhjus, miks meil on eeltöödega läinud nii kaua. 7 aastat tagasi, kui me läksime tutvustama kooskõlastajatele või ka potentsiaalsete partneritele kui ka klientidele seda, et meil oleks plaan panna üks suur tuulik, mis tegelikult on oma autonoomne energiavõrgu üks osa, tootmishoone kõrvale, siis kas meid, see oli, kohati meil naerdi välja või siis peeti ideed utoopiliseks. Tegelikult on tegemist väga lihtsa asjaga. Tuuliku peamine, kuna keegi seda teinud ei ole, siis kardetakse ju seda, et ta tekitab väga palju müra. Tegelik müra on väiksem, kui on tootmishoone sees. Ja neid argumente on veelgi, miks lihtsam on öelda, et ei, seda ei saa. Aga kuidas seda kõike planeerida, kuidas seda kõike ellu viia, on see, et ja miks see nii kaua aega võtnud, on see, et lihtsalt ei ole kompetentsi olnud. Ei ole meil olnud, ei ole ka olnud kompetentsi, mida nagu kaasata. Ja selle aja jooksul me oleme siis pidanud seda omandama. Aga miks me otsustasime välja töötada
süsteemi või miks me panustame sellele, et hakata ise energiat tootma? Põhjus väga lihtne. Toetun siin paar nädalat tagasi Elektrilevi juhi või juhatuse liikme sõnadele, et nemad on jõudnud nüüd järeldusele, et Eesti, kui ta sooviks muutuda konkurentsivõimeliseks naaberriikidega, siis ta ei suuda enam konkureerida tööjõukuludes. Ehituskulud on võrreldavad, aga siin ei ole ka Eestil suurt konkurentsieelist. Aga energia võiks see olla, mis tegelikult moodustab tööstusettevõtte eelarvest, igapäevast eelarvest väga suur osa. Energia on see, mida saaks mõjutada. Ja meie olemegi seda konkurentsieelist pakkumas. Toodame koha peal, me müüme seda ise otse. See tähendab seda, et me kontrollime kogu protsessi alates tootmisest ja siis ka liinitasudeni välja. Mis see annaks ühele tööstusettevõttele? Annaks seda, et me suudaks ära fikseerida energia hinna X aastateks, näiteks 5 aastaks. Kui on väga atraktiivne ettevõte, siis me suudaks ka pakkuda väga konkurentsivõimelist hinda. Rääkimata sellest, et energia on 100% taastuvatel, mis on osadel tööstusettevõtetel nii-öelda väärtus, mille poole pürgitakse. Energiavõrk iseenesest koosneb siis elektrist, küttest, jahutusest ja ka vee oleme sinna juurde liitnud. Vesi iseenesest ei ole see, mida me toodame, aga me tegelikult võtame omakorda sooja välja kanalisatsioonist ehk siis veest, rakendame kasutame vett ja siis selle sooja paneme võrku tagasi. Skeem, kuidas meie energiavõrk välja näeb, meil on erinevad taastuva energiaallikad, meil on siis tuulepark, mida nägite, planeerime 3–6 megavatist päikesepaneeliparki. Meil oleme kaalunud ka maasoojust, mis täna ei ole veel otstarbekas meie regioonist, meie piirkonnas teha. Biomassil põhinev koostootmisjaam, mis siis toodab sooja peamiselt, aga ka tegelikult annab vajaliku balansi siis meie energiavõrgule, kuna 2 esimest allikat ei ole pidevad. Energiavõrgu osad on siis ka vesi, kanalisatsioon ja ka siis kogu taristu, ehk siis elektriliinid, veetorud ja kanalisatsioonid. See keskmine osa iseenesest kirjeldab, mis saab sellest energiast ühel või teisel hetkel. Võib-olla siin kõige huvitavam osa on see, energiavõrgu üheks tähtsaks komponendiks on ka energia salvestamine. Aastal 2010 oleme sõlminud kokkuleppe Hollandi ettevõttega Proton Ventures, kellel on salvestustehnoloogia, mis tegelikult põhineb ammoniaagi tootmisel. Ehk me tekitame või toodame vedelgaasi. Vedelgaas iseenesest on väga hea ja väga sobiv salvestusviis meie võrgule, mis annab meile suvalisel ajahetkel piiramatus ajamahus seda energiat kasutusele võtta. Ja kuna ammoniaak on tegelikult väga levinud väetis põllumajanduses, ta on tegelikult kütuseelement, esimene rakett kosmosesse lendas ammoniaagikütusel. Toyota tuli eelmine aasta välja ammoniaagipõhise mootorsüsteemiga, ehk tal on väga suur ekspordipotentsiaal. Miks ma seda mainin on see, et on väga palju tootmisettevõtteid, kellel tekib jääksoojus või jääkenergia. Me saame seda vastu võtta. Meie energiasüsteem on kahepidine. Me pakume energiat, aga me suudame seda ka vastu võtta. Nii. Kolmas, mitte vähem tähtsam kui ka tegelikult üks peamised asu on, kus me asume. Peab olema seda kontseptsiooni realiseerides väga hea geograafiline ja logistiline asukoht. Eesti kontekstis on selleks ainuke koht Paldiski. Kohe selgitan, miks.
aga võib-olla kasutan seda pilti ja kirjeldan, kus midagi asub. Paldiski iseenesest algab siit, ehk siis kogu poolsaare osa on Paldiski linn. Tegelikult kuulub veel Paldiski linnale 2 ka saart, mis muudab Paldiski Eesti suuruselt teiseks linnaks pindala suhtes. See on peatee, mida mööda loodetavasti paljud on täna juba või lähiajal jõuavad Paldiskisse. Linnaosa ehk kesklinna asustus on koondunud siia. Meie Pakri Smart City osa jääb nii-öelda linna või poolsaare keskossa. Ja tänaseks me oleme kasvanud sellest osast välja ja meil on 2 hoonekompleksi linna nii-öelda või kesklinna südames. Mis on veel märkimisväärne on see, et me oleme olemasoleva tuulepargi kõrval. Näiteks meie poole on pöördunud kliendid, kes sooviksid, kui meie suudame pakkuda umbes 25 megavatti energiat, siis on meie poole pöördunud kliendid, kes sooviksid 200 megavatti rohelist energiat. Ehk küsimus on, et kas me saaksime siit pakkuda tuult otse siis meie klientidele. Teoreetiliselt on võimalik, tehniliselt ka, ma arvan, kõik sõltub soovidest ja rahakotist. Mis teevad veel Paldiski iseloomulik, või mis on veel peamiselt iseloomujooned Paldiskile, on 2 jäävaba sügavat sadamat ja vähem tähtsam ei ole tegelikult ka Ämari lennujaam, millel on potentsiaal muutuda kaubavedudele, erakaubavedudele avatuks. Miks see meil on tähtis, on see, et kõrgtehnoloogia lendab tihti. Ja kui see juhtub, siis meil on kõik vajalikud pusletükid nii-öelda suures pildist olemas. Aga kohe, kui pilt läheb edasi. Võib-olla Paldiskist. Julgesin panna siia sellise slaidi, valge slaidi kõigepealt, aga mis võib-olla annab ette mõned pildid Paldiskist ja Paldiski loodusest. Eesti tööstusettevõttel on arusaadavatel põhjustel eelarvamus Paldiski suhtes. Seda on soosinud, ütleme nii-öelda ajaloost räsitud minevik ja võib-olla siis poliitilised võitlused, mis meediasse on jõudnud. Tegelikult on Paldiskil väga palju pakkuda. Tal on pakkuda väga kaunist loodust, soovitan soojalt seda vaatama minna. Meil on pankrannikud, meil on liivarannad, meil on kivirannad, meil on igialjas loodus ja kõik sinna juurde kuuluv. Aga tegelikult see loob selle hea platvormi või positiivse fooni, milleks sinna vähemalt tulla kaema. Võib-olla seal tekib veel mingisugust inspiratsiooni ja miks mitte siis ka oma ettevõtte toomist sinna kaaluda. Aga tegelikult põhjused, millele võib-olla rõhku ei panda, miks võiks Paldiskisse kolida, on sellised asjad. Iga päev ma sõidan Kadriorust, või kui ma sõidan Kadriorust Paldiskisse, mul läheb 45 minutit tipptunnil Paldiskisse jõudmiseks. Rongiga on see 55 minutit täna. Meil on piisavalt tööjõudu, kes täna tegelikult sõidab linnast välja umbes 700 inimest teistesse töökohtades. Ehk tegelikult me suudaks ära varustada, ma arvan, Eesti mastaabis päris korralikud tootmisettevõtted. Meedias ei kajastu seda, et meil on tegelikult väga tihe ettevõtjate ja kohaliku omavalitsuse vaheline koostöö piirkonna arendamisel. Meil on väga aktiivne ettevõtjate liit, me käime, turundame piirkonda Eestist väljaspool. Eesmärk ongi see, et me suudaks, ütleme, et meie võimalused jõuaksid siis ka laiemale, või ütleme, meie võimalused saaksid siis teavitatud. Logistikud, ma ei tea, kui palju teil logistikuid siin on, ma arvan, et kui vähemalt mõned on, siis ühtivad, et nad ühtivad minuga. Paldiskil on täna parimad logistilised võimalused Eestis, eeskätt siis tänu sadamatele, raudteeühendusele, maanteeühendusele ja siis siia juurde julgeks vaikselt juba pookida ka Ämari lennujaama. Lisaks ilusatele või siis vähemalt lisaks eel toodud punktidele suhtlen aktiivselt oma klientidega, sealhulgas ka nende töötajatega. Muuseas olen kuulnud sellist asju, et tsiteerin, väga kiire ühendus Tallinnaga, väga mugav.
Inimene ei ole hommiku inimene ja ta saab lisaks 45 minutit magada rongis. Aspektid, mis võivad või millega võib-olla ei osata täna nagu veel arvestada. Ka ettevõtete enda poole pealt oleme saanud tagasisidet, et kui nad on juba Paldiski avastanud, siis nad ei ole kordagi mõelnud siit edasi või väljakolimise peale. Meil on väga palju toetavaid teenused koha peal täna juba olemas, ehk otse loomulikult mitte nüüd kõikidele sektoritele, aga teatud sektoritele, mis on Paldiski konkurentsieelised laiemalt, suudetakse need asjad koha peal ära lahendada. Kuhu me siis oma füüsilise keskkonna rajamisega jõudnud oleme? Kui me rääkisime alguses suuremast kontseptsioonist, mille realiseerimine võtab 15 aastat veel aega. Meil on 2 hoonekompleksi. Nendest esimene on suurusmahuga 5000 ruutmeetrit. Pakume erineva suurustega pindu oma klientidele. Meil on teine hoonekompleks, mille esimene renoveerimisetapp just paar nädalat tagasi lõppes. Kolis ka koheselt üks meie tänane klient ajutiselt sisse, kuni jaanuaril kasutab ja ehitab seal väga huvitavat asja, areeni. Tahaksime uskuda, et me oleme natuke rohkem kui ainult tööstuspark. Paari näite puhul üritan selgitada, mida silmas pean. Meil on klient Kruun osaühing, kes valmistab puitelementmaju. Ta ekspordib 100% Soome. Meie jaoks on see väikene ohuallikas, panustada ühele turule, panustada tänasel ajal, kus Soome majandus ei ole kõige kiiremini arenev või kõige paremas seisus ja panustada sektorisse, mis tegelikult saab ühe esimesena löögi ehk siis elamumajandus. Mida me oleme üritanud teha vaikselt, kohati ka mitte kliendiga kokkuleppedes, on see, et me oleme üritanud leida, kuhu tema veel võiks oma tooteid müüa. Ja teha talle selgeks, et näe, sa võiksid panustada Rootsi ja võiksid panustada Norra, mis on, ma arvan, kui siin saalis on puitelement või puitmajadega tegelevat ettevõtete esindajad, siis on väga perspektiivne ja suur turg. Otse loomulikult ettevõttel, kui ta fokusseerib täna ainult oma tootmisesse, siis ta võib-olla ei vaata laiemalt või neid riske täna ei näe. Tema näeb neid riske siis, kui tal pangakontol ei hakka raha laekuma või tellimus ei tule ukse taha. Aga meie roll peabki olema see, et olla nendest mõned sammud ees või vähemalt teada, kui nemad tulevad 2 kuu pärast uksele, et kuulge, nüüd on natukene raskused, me oleme ise selleks nagu ette valmistanud. Sellepärast, et meie sõltume igast kliendi arengust. Või siis teine näide on see, et pakkusime testala Eestis välja töötatud 5 kilovatisele tuulikule, MyWindile, ja meie eesmärk oligi tegelikult ennast ära siduda nendega, nendele pakkuda head teenust, nendele pakkuda lahendust, mida nad ei olnud seni suutnud ära lahendada, ehk siis tegelikult väga korraliku tuulte tingimustega testala, aga tegelikult me jahtisime järgmist suuremat kala, Kollajat Kapellat või Kollajat tuulikut. Seotud ettevõtted omavahel, küll erinevad osaühingud, ja tänaseks oleme nii kaugel jõudnud, et detsember 2015 pannakse meie juures püsti esimene järgmise generatsiooni Kollajat tuulik. Meie jaoks oli ka tähtis see, et see kindlasti saaks Eestisse. Miks nemad ei ole jõudnud või miks nad ei ole leidnud teisi partnereid, väga lihtne. Tegemist on esimese tuulikuga, kui nad soovivad liita seda tuulikut Elektrilevi võrku või Eleringi võrku, siis nad peaksid vähemalt 1-2 seda kõigepealt testima, et ta saaks nii-öelda võrgukõlbulikuks. Kui meie ise omame võrku, siis suure tõenäosusega meie jaoks on nad koheselt sobivad. Ehk korra Raigo mainis siin merekonteineritest passiivmajad, üks meie värskematest alustavatest ettevõtetest, kes kolis hiljuti just sisse, teevad vanadest merekonteineritest väga energiatõhusaid passiivmaju. See on eesmärk. Miks nad meie juurde kolist, on väga lihtne, nendel on idee, nendel on joonised
aga nad ei ole veel asja valmis teinud. Ja nad vajavad kompetentsi, mida meie suudame oma kliendile pakkuda. Iseenesest toode väga huvitav. Potentsiaal, visioon, kuhu pürgime. Üks slaid, mis võiks näidata seda, et mis on Eesti riigi ja siis ka Pakri potentsiaal. Meil on Lõuna-Euroopas 25 energia või taastuvenergiale suunatud teadusparki. Põhja-Euroopas on neid 10, millega ma olen enamus kursis ja ma tean, et see on lihtsalt üks valdkond, mida nad on tsiteerinud, nad tegelevad. Täna on võimalus tänu ka heale geograafilise asukohale Eestis muutuda selle valdkonna kompetentsi juhtivaks keskuseks. Otse loomulikult seda teha koostöös teiste parkidega, mis tegelikult on ju väga mõistlik, aga see võimalus on meile antud, meile pargile kui ka siis Eestile. Seda saame teha läbi siis selle, et meil on loodud tark linn, energiatõhusad majad, roheline töökeskkond, mis omakorda on siis ka selle kompetentsi koondamise üks eeldusi. Tulevikus hakkaks nägema tootmishoone või siis keskkond või siis büroopind kuidagi sellisena. Meil on testalad, meil on laborid, kus siis tehakse vähem või rohkem peenemat asja. Ja loodan, et ei ole siin liiga uhkeks läinud, aga me tegelikult, kui võtta seda, et 7 aastat tagasi me hakkasime looma millegiga, mille järgi täna on juba nõudlus, siis me peame oma tegemistes arvestama sellega, et me loome keskkonda, mis võtab väga kaua aega, meil loomine võtab väga kaua aega, mida meil tööstusettevõte ei tea, et homme nagu tahab. See on see meie eesmärk, sellega me igapäevaselt tegutseme. Kui see maht on täis ehitatud, loodud, siis õnneks oleme riigimaade kõrval, kus on veel võimalus 300 hektarit laieneda, ehk mängumaad on väga palju. Minu poolt kõik. Aitäh! Suur tänu Ennule! Me saime eelmine aasta kultuuriministrilt härra Langilt kirja, et see ala, kus me asume, on ajalooliselt väga väärtuslik. See on täheldatud 13. sajandist elu ja elu nimega Pakri küla. Ja siit tegelikult tekkis me saime väga suure avastuse. Tegelikult maad on meiega endaga seotud juba pikemat aega, aga tegelikult nad on ka 13. sajandist juba meiega seotud olnud. Ja täna me julgeks väita, et see Pakri küla ongi olnud meie esivanemate küla. Et 3 talu, mis seal on olnudki Pakri küla. Ehk tal on ka tänaseks juba päris suur emotsionaalne väärtus juures.